Tere, kallid sõbrad, Business Bridge saade ettevõtlusest ja investeerimisest. Mina olen saatejuht Dmitri Kulikov ja täna räägime ettevõtmisest ja investeerimisest. Ja mul on külas Lauri Paever, kes on ettevõtja ja investor ja inimene, kes julgeb võtta otsuseid seal, kus teised näevad riski. Tere, Lauri. Tere, Dimo. Nii, esimene küsimus. Kas sa lapsepõlvest saadik juba teadsid, et saad ettevõtjaks? Ei, ma ei teadnud seda, aga mul on lapsepõlvest üks vahva lugu küll. Oleme enam-vähem üheealised, ma olen ikkagi Nõukogude ajal sündinud, olud olid rasked, eks ole, ja ma viisin olla, ma arvan, et sihuke 3-4 aastane, et kuskilt ma kuulsin, et ikkagi Ameerikas vaata saab rikkaks, kui sa ajalehti müüd. Ja siis ma olin oma maal vanas ja vanami juures suvilas, meil oli kuiv käimla ja sinna oli varutud vanu ajalehti, sest tualettpaberit alati ei olnud, eks ole. Ja ükspäev mõtlesin, et aga what if, et ma võtaks ja võtan need vanad ajalehed ja sõidan seal küla peal ringi ja lähen müün neid. Ja mõeldud tehtud ja vurasin siis rattaga ringi ja ma teenisin ühe Lenini rubla, selle metallist rubla mäletan. Ja siis üks mees ütles, et kuule, tule homme tagasi, et ma annan sulle siis ajalehed, eks ole. Ja mina olin ise väga õnnelik, läksin koju, sain muidugi vanemma käest pahandada ja pidin selle rubla ka veel tagasi viima. Nii et, aga esimene katsetus oli päris varajases nooruses, jah. Et kogemus oli alguses. Kuidas pärast sinu, ütleme, karjäär arenes, et millal sa juba päris nagu äriga hakkasid tegema? No esimene äri, kui selline oli tegelikult ülikooli ajal, suhteliselt vist esimesel kursusel. See oli, aeg oli selline, kus kõik ehitasid ja kõik arendasid 2000-ndate siis keskpaik. Ja mul hea sõbra isa ehitas Ecomaja, odavad, aga kvaliteetsed majad, eks ole. Ja siis ma kogu kuulasin, et huvitavad majad maksavad nagu nii vähe, eks ole. Siis ma imestasin, et miks terve Eesti juba täis ei ole neid, miks see nagu kõikjal ei ehita. Ja siis ütles, et oi tead, ei oska siin kodulehte teha ja siuke eakam inimene ja siis me tegime midagi diili, et mina võin tal maju müüa ja sellest, see oli tookord, ütles, et teeme nii. Iga müüdud maja on 50 000 krooni, mis tundus mulle nagu ulmeliselt suur summa tol ajal, sest see oligi suur summa, eks ole. Ja vist kokku müüsin tal niimoodi, kas 5 või 6 maja maha paari aasta jooksul, et see oli selline esimene nii-öelda katsetus siis äri või vahendustegevuses, eks ole. Aga päris selline mida saab öelda, et võt nüüd oli siuke enda ettevõtmine oli ikkagi Lindomare, mis siis hakkaski aktiivmüügiga tegelema, et see oli tegelikult päris esimene siis oma ettevõtmine. Mis oli vahel, et nüüd sa oled kasusaaja ja juhatuse liige ettevõttes L-Capital, mille bilansmaht on mitu miljonit, ütleme niimoodi. Mis oli vahepeal, nagu ütleme, esimesest päris ärist ja siiamaani. Kuidas sa jõudsid mitu miljonini? Tead, ma arvan, et nii nagu elus ikka, siis teinekord on vaja olla lihtsalt õigel ajal õiges kohas ja on õnne ka vaja. Et me tegelesime siis LHV pensionifondide müügiga, aktiivmüügiga ja see mõte nüüd, ega see ei olegi minu enda mõte, tegelikult see tuli ühest saatest. See oli siis Armin Karu Mantlipärja saade. Mul oli au selles osaleda, ma jäin teiseks ja see oli, ma mõtlen, kas see oli äkki teine või kolmas ülesanne, mis meil seal saates siis oli vaja teha, oli vaja LHV pensionifondidele kliente leida. Ja juba selle saate filmimise ajal jäi meelde, et summad, mida nad rääkisid, et millega nad oleks arvestanud, et mida üks klient võib maksma minna, et need olid nagu minu arust päris märkimisväärsed ja seal saates tekkiski mõtet, aga miks mitte siis peale seda, kui saade läbi on, et läheks LHV juurde ja küsiks siis, kuulge, et mis te arvate, et me hakkame teile kliente tooma. Täpselt niimoodi läkski ja nemad olid kohe nõus ja sealt meil tegelikult koostöö pihta hakkas. Tegime nendega koostööd 18,5 aastat, et see oligi umbes täpselt aasta aega tagasi siis, kui nendel strateegiline otsus oli, et nad sellisel viisil enam kliente juurde värvata ei taha. Ehk teie firma oli vahendaja kliendi või osaku ostja ja pangi
panga vahel. Põhimõtteliselt küll jah, et ja said oma vahendustasu. Ja meil pensionifondid olid üks teema, aga me oleme autosid müünud, kindlustusi vahendanud, et kõike, mida kannatab kaubanduskeskuses või siis ütleme laatadel või seal, kus rahvas ringi liigub, et selle kõigega oleme tegelenud. Ja tegelikult see äri oli, ma olin üllatunud, et kui palju tegelikult selle ärile nõudlust on, et ma võin nüüd peast eksida, aga kas kõige siis edukam aasta oli meil üks 3,5 miljonit eurot käivet, mis on juba täitsa nagu selline viisakas ja see oli veel euro siis algusaegadel, eks ole. Kuidas see käis, kas see oli telefonimüük või internetireklaam? Ei, see oli kaubanduskeskustes näost näkku, nii nagu meie sinuga räägime, et oligi see oligi, ma olin päris esimesed, kes seda tegema hakkasid, pärast on häid ja tublisid jäljendajaid loomulikult juurde tulnud, eks ole. Aga jah, et jäimegi oma liistude juurde, me küll mõtlesime vahepeal ja proovisime teha ka siis telefonimüüki, aga nad on ikkagi väga erinevad tegevused, et näost näkku niimoodi ad hoc koha peal kiirelt, see on natuke teine teema. Kas see oli esimese kapitali nagu kogumine? Jaa. Millega nüüd, see oli eelmine firma, mis L-Capital, millega tegeleb kinnisvaraga seal ka osaliselt? Mis see on teie portfell, kuidas see on hajutatud? L-Capitali, see ongi siis minu jaoks minu enda varahaldusettevõte, et seal on aktsiainvesteeringuid, mul on otseettevõtetesse tehtud investeeringuid seal startup maailmasse, natukene küpsematesse ettevõtetesse. Mõned kinnisvaraarendused jäid sellesse ettevõttesse, tõsi, täna ma ise enam arendusega ei tegele, et kinnisvara portfell on pigem selline tagasihoidlik, aga nipet-näpet on veel jäänud. Ja siis on näpuotsaga kuldaga investeeritud, eks ole, et aga ütleme siuke, ma arvan, suhteliselt klassikaline portfell. Aga ma ei ole kunagi taga ajanud sellist, mul ei ole mingit plaani olnud, et 20% peab siia olema investeeritud, kuni 40 sinna, et pigem on see selline tunnetuslik olnud, et ja kui enda süda rahul on, et siis järelikult on hästi. Eks sul on nagu juhuslik see valik. Ütleme, et sa valid mingi aktiivi, arvutad ja arvad, et see on õige aktiiv, panustad sinna mingi teatud summa. Ma arvan, et sa vastasid päris täpselt ära selle küsimuse, jah. Ei, nii ongi kusjuures, et ma olen, ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb ja kas ma nüüd reedan midagi ja võib-olla pärast ei tule enam investeerimise ettepanekuid, aga ma olen üldiselt kõik teinud sõna otseses mõttes kõhutunde pealt, et loomulikult sa mingi elementaartasemel vaatad numbritele otsa, eks ole, aga lõpuks on ikkagi see, et kas see seltskond veab välja, kes sinu juurde tulevad oma jutuga, kus usaldad neid inimesi, eks ole, et numbritesse saab, Excel kannatab kõike, nii nagu paber kannatab kõik, eks ole, et aga see, kas sellest ärist päriselt äriga tuleb, et seal on ikkagi mingid teised tegurid mängus. Pluss, kas sa ise usud valdkonda, eks ole, kui sellisesse. Sa ostad ikka ka aktsiad ja volikirju. Võlakirja, vabandust. Seal on paber tegelikult, seal inimesi ei ole. Okei, kui sa otse investeerid, siis sa räägid inimestega. Kui sa investeerid paberitesse, kuidas siis sa teed otsust? Aga ma pean tunnistama, et ma olen suhteliselt, siis, kus ma ütlen, nõrk aktsiainvestor, aga ütleme, et minu aktsiainvesteeringutest väga suure hulga moodustabki investeering LHV Grupi, mis on juba ka ammu tehtud ja see oli ka sellepärast, et ma olin nendega seotud. Ma töötasin 3 aastat LHV-s 2008 kuni 2011. Ja sealt see usk jäi põhimõtteliselt tol korral, kui said oma töötajad hakata sinna investeerima, et kui pank hakkas kasvama, siis sisuliselt kogu oma vaba raha, mis mul oli võimalik, ma sinnaga investeerisin. Ja täna pean ütlema Andres Viisemannile ja Rain Lõhmusele suur aitäh selle eest, et nad sinna suunasid mind. Kas hiljuti tegid ka osaluse? Eelmine nädal või millal see emissioon oli? Mina olen nüüd, ausalt, mul on, kus ma ütlen, siis see aktsiaportfell on, ma olen täna selles seisus, kus ma pigem natukene müün sealt otsast ära. Aga ta lihtsalt ongi sellepärast, et see on, ta on nii suure kaaluga üks investeering, et puhtalt hajutamise mõttes tuleb natuke tasakaalu parandada. Kuidas sul startupidega läheb?
vot see on nüüd selline kahe otsaga küsimus. Küsimus ei ole kahe otsaga, aga vastus on kahe otsaga, et ma olen investeerinud ettevõtetesse, kus on seda edulugu tulnud, kus on tiivad alla saadud, olen ise olnud rahul pärast ja olen investeerinud ettevõtetesse, mis on alguses tundunud, et nad lähevad suure hurraaga lendu ja siis kukuvad ka ära. Ja tuleb tunnistada, et minu kõige suurem, mitte viga, aga ei ütlemine oli ka startup. See oli üks noor härra, tema nimi oli Martin, kes... Ja, vabandust, Markus, oota, mõtlen, kumb on noorem? Markus no, üks vend. Jah, noorem vend. Siis oli veel Taxify, mäletame, saime Solarise keskuse üleval seal Komeedi kohvikus kokku. Tal olid seal mingisugused väljaprindid, näed, et tal oli põhimõtteliselt nii, et tal oli 5 slaidi ja ta ütles, et tema ettevõte on 5 miljonit väärt. Ja ta tahtis 50 000 investeeringut sinna. Ja ühe teise Lauriga kahekesi käisime seal ja mina niimoodi, ma ei tea, nagu poistel ju tuhhi on ja miks mitte, et võiks proovida. Siis teine Lauri oli, et kuule, lõpeta ära, et mis asja, et tal oli 5 pilti, eks ole, kuidas 10 pilti on, ka siis oleks ettevõtte väärtus 10 milli olnud. Ja jäi sinna investeerimata ja need inimesed, kellele ma soovitasin sinna investeerida, nemad on ikkagi täna väga suurte portfellidega, et vähemalt Äripäeva edetabeli järgi ikkagi kõigil on seal 50-60 miljonit varandust, et mõnikord olen ka vales kohas ei olnud. No nii, nüüd tuleme selleni hetkeni, kus ma paluksin sind nagu öelda, et mis oli kõige kallim võib-olla investeerimisotsus või siuke ettevõtlik otsus? Kõige kallim, sa mõtled, kus... Ma ei tea, kuidas sa ise hindad, rahas? Sa mõtled, milles ma kõige rohkem kaotanud olen? No võib-olla, jah. Või võib-olla, mis sa jäi tegemata. See oli kindlasti kõige kallim, aga kus ma päriselt kaotasin ja valusasti, et on sinust 2 suuremat märkimisväärset kaotust. Üks oli, see on hulk aastaid tagasi, oli Paikuse saeveski. Minu enda tuttavad või head sõbrad vedasid seda ja lõppes ta nii, et sinna ma kaotasin kokkuvõttes ikkagi kuskil 850 000 eurot, et see oli väga, väga valus õppetund tol korral. Ja teine suurem kaotus oli nii nagu paljudel eestlastel, kes siis Lõuna-Aafrikasse Planet 42 investeerisid, et ka see oli peaaegu 500 000 kaotust, et need ongi 2 kõige võib-olla sellisemat, valemat otsust olnud, eks ole, aga teisipidi, et kui sa neid otsuseid ei langeta, kui sa ei riski, siis pole lootuski võita ka, eks ole. Kas see ongi õppetund? Ma arvan, et see on ka õppetund ja teine see on see, et nagu Rain Lõmmus ütles mulle, kui Lauri, mida sa sinna Aafrikasse otsid, et kuule parem doktor Albanit ja ära sinna investeeri. Et tal oli õigus. Nii, härrad ja daamid, kuulsite, jah, ärge mingi sinna, kuhu ei tea, mis toimub, jah, kus ei tea, mis toimub ja kuulake spetsialisti. Sellega esimene osa edulugu on lõppenud, järgmine osa tuleb majandusprognoos. Nii, teine osa majandusprognoos. Mina olen Dmitri Kulikov ja minul külas on Lauri Paever, investor ja ettevõtja ja räägime rahast, otsustest ja ettevõtlusest. Teine osa on majandusprognoos. Ma küsin üldiselt, kuidas sa hindad praegust olukorda Eestis? Jah. Tead, ma ütleks nii, nagu ütles kunagi Lennart Meri, on väga palju tsiteeritud lause, et olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis. Et järjest on, ütleme nii, et see ei ole enam isegi naljakas, et me oleme kriisist kriisi elanud ju väga pikki aastaid juba. Meil oli koroonakriis, siis tuli energiakriis, Ukraina sõda, ja nüüd tundub, et me oleme järjekordses energiakriisi kuidagi otsapidi liikumas, eks ole, ja tundub, et see maailm on üldse kuidagi väga turbulentseks läinud, et siin on mingi prognoose teha väga keeruline. Küll aga ütleb mingi loogika, eks ole, et kui inimesed pikalt kannatavad, pikalt hoiavad ennast tagasi
et kuskilt siis paisu tagant see lõpuks välja läheb ühel päeval ja loodetavasti see päev on võrdlemisi varsti, lõpeb ka Ukraina sõda ära, mis meie kandis siin seda, noh, väga palju meid mõjutab, eks ole. Ja kui seda riiki hakatakse üles ehitama, noh, ma kujutan ette, et see on korralik buum, mis kestab meil aastaid ja aastaid, eks ole, noh, ehitussektor saab tõenäoliselt, transpordisektor, noh, seal on, ta ikka ulatub väga kaugele, eks ole. Et kui keegi tahab midagi ehitada, siis Eestis tasub ilmselt praegu veel ära ehitada, sest võib-olla 2 aasta pärast enam selleks raha ei ole, et kõik ehitajad on Ukrainas. Millised tegurid mõjutavad sinu otsuseid, ütleme, mida sa vaatad? No ütleme Eestis, kui sa investeerid, maksud, majanduskeskkond. Tead, mina kuulun nende hulka, kes ei tunne, et maksud on nii pühad, et neid ei tohi puutuda, eks ole, et ma arvan, et maksud on ikkagi riigi rahanduse tööriist, et aru saadav, et noh, see vastavalt olukorrale siis neid ka muudetakse, tõstetakse või loodetavasti mingil hetkel ka langetatakse, eks ole. Et mina tõetada seda ei vaata, pigem kui ma kuskil investeerin, siis ikkagi vaatan seda, et mis on see valdkond, kas see võiks olla valdkond, mis lähemate aastate jooksul võiks pigem nagu kasvada, eks ole, ja lõpuks seda, et kes siis seal tegijad taga on. Et näiteks üks nüüd ma olen sellest investeeringust küll väljunud, aga oli Milrem, mõned aastad tagasi, see oli enne Ukraina sõda veel, aga noh, oli mul igasugune loogika ütles, et kõik siis, mis puudutab, kus inimene ei pea ise enam tule alla minema, et see pigem võiks olla midagi, mis on tuleviku teema, noh. Tänaseks me teame, et droonid on sõja tegelikult nagu üle võtnud, eks ole, noh, tol hetkel nagu sellist arusaamist ja teadmist kellelgi veel ei olnud ka, aga noh, maismaa droon täpselt samamoodi, et tegelikult see oli hea, see oli üks nendest investeeringutest, millega läks hästi. No kas tööturu või inflatsiooni sa vaatad üle või? Eks ma ikka hoian, see läheb mulle korda ja ma hoian silma peal, eks ole, aga ega peale kirumise ei olegi midagi teha, et kui on inflatsioon, siis on inflatsioon, et eks ma proovin oma investeeringuid ka teha nii, et isegi kui sa kuskilt väljud, siis väga pikalt raha otsa istuma ei jää. Parem olgu sul neid kohti, kuhu investeerida natukene rohkem kui vähem, eks ole, et ega nagu elu on õpetanud, et kui sul raha on, siis vaikselt ta sulama ka hakkab, et kui seda kohe ära ei paiguta kuskile, siis ta hakkab kuluma, eks ole. Mis on Eesti majanduse tugevad ja nõrgad küljed? No, ma arvan, et see nõrk külg on meil see, et me oleme, vähemalt tundub, et me oleme ikkagi jäänud nagu kuidagi laisaks või me oleme jäänud ootama, et me olime vahepeal võib-olla siis enda edust natuke nagu tiivustatud, et kõik, mis me ette võtsime, läks nagu hästi, me olime väga tugev IT-riik, eks ole. Aga mulle tundub, et me jäime nagu seal kuskile kohmitsema. Tundub, et ka meie lõunanaabrid on oluliselt julgemad ja kiiremad otsustajad. Et see võib-olla ongi see, et me oleme jäänud kuidagi siia iseenda lõksu ja ma arvan, et meie suur väljakutse on ka see, et ka see vana hea nali, eks ole, et juba nõukogude ajast, et me täitsime nõukogude korraldusi saksaliku täpsusega, et noh, rumalamat viga andis teha ja mulle tundub, et me täna Euroopa Liidu reegleid proovime ka nagu ikkagi üle võlli hästi järgida, mis tegelikult kohitsebki meid ära, et see võtab... Common sense nagu ei tule. Ja noh, me ise tekitame endale olukordi keerulisemaks, kui nad tegelikult võib-olla on, eks ole, puudutab see nii bürokraatiat kui igasugustest nii-öelda soovituslikest asjadest lähtumist, et me kipume neid kiiresti nagu reegliteks tegema. Aga mis meil hästi on, noh, ma arvan, et siin Eestimaal elavad tervikuna ikkagi üle keskmise töökaid inimesed, et mul on vahepeal hea käia sõbral külas, kes Hispaanias elab, eks ole, et noh, jälle sama ehituse näide on nagu võib-olla kõige parem, et kui sa Eestis midagi ehitad, siis sa leiad inimesi, kes päriselt teevad need asjad ära, eks ole. Noh, Hispaanias ikkagi see kõik on, ehitus on lihtsam, aga see kõik venib nii kaua, sest noh, see manjana tuleb ikkagi, sest see noh, kuhu kiiret, eks ole. Aga vaata, kui sa siin külmas kliimas elad, sa peadki kiiresti liigutama ennast, eks ole. Kui maailm on nii hetkel muutlik, kuidas sa hindad riski enda portfeeli jaoks, kas võib midagi mõjutada? Ja, no see on jälle hea küsimus, et eks ma olen ka oma peas selle protsessi nagu läbi, et
et kas näiteks kinnisvara peaks ainult olema Eestis või tegelikult peaks kuskil mujal ka olema, noh, jõudsin lõpuks ikka sinna, et kus see mujal siis on parem, eks ole, et vahepeal oli siin väga populaarne, et eestlased, ma saan aru, Dubais on päris tublisti, noh, meil on isegi Eesti kontorid, eks ole, kes värbavad siit endale siis investoreid, et aga noh, nüüd me nägime, et ega see Dubai ka selline vana jumala selja taga ei ole, et lendavad droonid sinna ka ja teevad pahandust, eks ole, või et noh, mis see siis parem koht on, et kui nüüd mõelda ka seda, et noh, tegelikult me ju oma nahal tunneme, et kliima meil siin soojemaks läheb ja sellised äärmuslikud ilmastikunähtuvused või noh, ilmastikunähtused sagenevad, siis noh, ega see Itaaliasse või Hispaaniasse kinnisvara ostmine, et võib-olla see on nagu 5 ja 10 aasta perspektiivis okei, aga võib-olla 30 aasta perspektiivis on ta juba mõttetu tegevus, eks ole, et ehk siis jõudsin sinna, et noh, et kus mul nagu minna, et kus see nagu parem koht on, eks ole, et ma olen ikkagi siinkandis kasvanud ja sündinud ja elanud, et kui kõik reisid ka, kus ma olen käinud, siis ega ma seda jube head kohta ei tea. Kuuba meeldis, Kuubale, kui seal elektrikatkestus ei oleks ja seal natukene asjad muutuksid, siis inimesed on väga ägedad. Pärast Iraaki järgmine koht, kuhu Trump tahab. Aga inimesed on väga-väga mõnusad, väga lahedad. Ja kliima. Kliima ka ja minu arust oli neil oli ka see lugu, et neil väga mürgiseid madusid asju ka ei ole, et Jamaikal vist ei ole ühtegi mürgist putukat ega roomajat, et neil vist midagi seal on, aga mest oli ka samamoodi rästik nagu meil. Nii, kui võrrelda näiteks kinnisvara ja startupi, üks on niisugune väga stabiilne, teine riskantne, kuidas sa suhtud sellesse, et kas tänases maailma olukorras mis on eelistatum? Mina pigem täna investeeriksin ja olengi investeerinud startupidesse. Lihtsalt seal on ka see lävend on palju madalam, eks ole, et mul ei ole kordaja on ja kordaja on kindlasti nagu potentsiaalikam. Et mul on vedanud, mul on mõned sõbrad, kes sellega igapäevaselt tegelevad, on väga selles asjas sees ja ma olen lihtsalt palunud, et kui te hakkate ise kuskil investeeringuid tegema, te olete juba kõik läbi töötanud ja kui teie selle idee olete ära ostnud, et siis visake siis mulle ka selliselt mõtte õhku, eks ole, et kas see või see ettevõte tahad kaasa joosta, ei taha kaasa joosta. Sest et ise seda infot läbi hekseldada kogu aeg, esiteks ma tunnen, et mul ei ole seda aega, teiseks ei ole ka neid teadmisi, aga õnneks on sõpru, kes ongi selle valdkonna spetsialistid, nad on igapäevased sellega tegelevad, eks ole, et siis ma lihtsalt tõtt-öelda usaldan nende arvamust. Aga jällegi, et sul on võimalus ma ei tea, 250 000 eurot jagada vähemalt 10 ettevõtte vahel, eks ole, versus see, et võtta osta üks korter ja saad ka suhteliselt keskpärase korteri, eks ole. Kuidas sa hindad Eesti majanduse perspektiivi 2, 3, 5 aasta pärast? 2 aasta pärast on võib-olla vaata, et kõige raskem isegi öelda, aga ma arvan, et 5 aasta lõikes, kui vaadata seda, et eraisikute hoiuste mahud on pigem kasvanud ja nagu ma enne ütlesin ka, et vaata, kui inimesed hoiavad ennast kogu aeg tagasi, et meie tänane võib-olla suurem takistus on see, et tarbijate kindlustunne on väga madal. Inimesed kogu aeg lükkavad neid oma otsuseid edasi ja tegelikult raha akumuleerub, mis näeb seda, et ta kuskil seisab lihtsalt, et ühel hetkel ma arvan, et meid tabab mingisugune väike buum, eks ole, et kui hakatakse jälle mingeid investeeringuid tegema, inimesed hakkavad kergemalt hingama, võib-olla peetakse siis tõenäoliseks, et naaber ka meil on mõnda aega rahulikum, eks ole, et ma usun, et see võiks 5 aasta perspektiivis nagu juhtuda. Aga miks 2 aasta pärast on raske ennustada? Valimised? Donald Trump on veel 3 aastat võimul, eks, aga see oli nali muidugi, et tead, ma ütlen, et seesama, et mul puudub igasugune tunnetus täna selle koha pealt, et mis ikkagi Iraaniga juhtub, eks ole, kui seal ikkagi Hormuzi väin täiesti kinni pannakse, siis nii palju, kui mina olen aru saanud, siis on tegelikult ikkagi suhteliselt jama majas ja need mõjud tegelikult kestavad ikkagi pikemalt kui mõned kuud, et see on, me räägime mingi paarist aastast. Et lihtsalt ma arvan, et seal on see
nii-öelda küsimärk liiga suur, et seda nagu ei tea täpselt, mis juhtuda võib. Nii, härrad ja daamid, teine blok on läbi. Lauri Paiver, investor ja ettevõtja, minul külas ja ootame kolmandat blokki, kus on nõuanne. Kolmas blok, nõuanne, Lauri Paiver, investor ja ettevõtja, mul külas. Mina olen Dmitri Kulikov, Business Bridge, saade ärist ja rahast. Ja ma küsin otseselt, kuidas kõige kiiremini rikkaks saada? Kõige kiiremini, et jah, sünni õigesse perekonda, eks ole. See on üks variantidest. Aga kui nüüd tõsiselt rääkida, siis ma ikkagi olen seda meelt, et nii nagu ka vanad head õpikud ütlevad, et hakka ise midagi tegema, eks ole. Kui sul on idee ja sa usud sellesse, siis anna endast parim, et see idee ka teostuseni viia, eks ole. Et ma ei tea, on see siis mõne startupi väljamõtlemine või on see mingi praktiline päris äri, eks ole, et lõpuks sa pead saama kogemusi, kui sul tulevad kogemused, siis hakkavad ka sinu nii-öelda connectionid ja sidemed paremini tööle, eks ole, et lihtsalt mina enda kogemusest olen ka seda näinud, et kui sa juba mingi asjaga oled kuskil kellegi jaoks silma paistnud, siis mingil hetkel hakkavad huvitavad ideed ise sinuni jõudma. Et ma arvan, et ma julgen täna öelda, et ise ma olengi suhteliselt 1-2 asja peale tulnud, ülejäänud on niimoodi pool juhuse tõttu ikkagi kuskil kellega rääkides ja ma olen ikka niimoodi pool naljaga öelnud, et kui sa oled noor inimene, et siis käi ikka kõrtsis ka ja keegi kuskile kaasa kutsub, siis mine ja ole avatud meelega, et sa kunagi ei tea, milliste huvitavate inimestega võid kokku puutuda, eks ole, ja kuhu need asjad võivad välja viia. Loomulikult on see miinuspool ka, et võivad hirmsad asjad juhtuda, aga igale poole pole ka mõtet ronida, eks ole, aga sellest just inimestega läbi käia tasub ja ma ütlen, et nii mõnigi hea ettepanek on ikkagi kõrtsis tehtud. Aga päris paljud kardavad, et võtta riski, kaotada raha. Sa ütlesid, päris palju raha sa kaotasid. Jah, aga võib-olla siis minu õnn oligi see, et ma kaotasin enda raha. Ma ei ole pidanud seisma selle olukorraga silmitsi, et mul on kellegi teise raha kasutada minul ja ma olen selle maha mänginud piltlikult öeldes, et iga selline õppetund on õpetlik ja on kuradima valus, aga et see on minul selline põhimõttega olnud, et kui ma teen, siis ma teen enda rahaga asju, et ma niisugust võimendust või laenuraha, võlg on võõra oma, ma seda pigem nagu ise proovin nii vähe kasutada kui võimalik. Loomulikult eluasemelaen mul on, auto on liisingus, eks ole, aga ütleme, et kui ma tulen nüüd mingi mõttega välja, et ma ei tea, tahaks hakata tootma mingisuguseid vahvaid vidinaid, eks ole, et siis ma nii palju kui saab, ma ikkagi prooviksin esimese asja teha enda rahadega ära, et loomulikult ühel hetkel on vaja raha kaasata, eks ole, aga et seda, et kuule, et ma laenan alustuseks linna pealt raha kokku ja siis lähen katsetama, siis minul sellist julgust nagu ei ole. Ma tahaks ikka inimestele ausalt otsaga vaadata ühel päeval. Kuidas investeerimisega, kas väikese rahaga alustada, suuremate rahaga või? Ma olen üsna veendunud, et investeerimise puhul on kõige olulisem see, et sa alustaksid. See on täpselt sama nagu treeningu. Konto. Jah, ja meil on erinevatel pankadel on mikroinvesteerimise kontod, et hakka lihtsalt kuskilt pihta ja võib-olla 10-50 kasvõi selles suhtes, et ja kõige esimene asi, mida minule kunagi ka lapsena õpetati, et kes kopikat ei korja, see rublat ei saa, et hakka lihtsalt endale vaikselt raha kõrvale panema. Loomulikult öeldakse, et aga 100 euroga sa ei saa ju midagi ei ehita, eks ole. Jah, aga kui sa kogu aeg vaikselt paned kõrvale, siis see niimoodi tilga haaval, eks ole, et lõpuks on ikkagi midagi koguneb kokku ja pigem ongi selles harjumises. Täpselt nagu treeninguga, et kui sa tahad, et midagi muuta enda kehas, hakka ennast liigutama, et kõige raskem ongi see diivanist siis välja pääsemine ja uksest välja saamine, et trenni poole minna. Mille peal sina teed oma investeerimisotsused? Kas kõhutunne peal sa ütlesid alguses või sa ikka analüüsid või küsid kellegi käest nõu? Või kombinatsioon arvatavasti. Eks ta nii ongi, aga ma ütlen ausalt, kõige enam ikkagi kõhutunde baasilt
et nii palju ikkagi on juba kogemusi olnud, et sa mingil määral saad aru, et kas sa pigem nagu julged sinna otsa vaadata või kas sinna tasub nagu sisse piiluda või mitte. Ma ei pea ennast väga heaks finantsandmete analüüsijaks, et see ei ole minu tugevus, et ma pigem siis usaldan neid inimesi, kes on sellest tugevad, nii et tõesti, et üks on kõhutunne ja teine on ikkagi teiste arvamuse ära kuulamine. Mis protsent nagu meelitab sind näiteks, sa ei tea, näed 5%, see on vähe nagu selles, et raha sinna. Tead, ei ole, et ma olen väga erinevates ettevõtetes eri positsioonil olnud ka, et ongi mingid ettevõtmised, kus osalus on seal 0,5% võib-olla, eks ole, ja suuremad nii-öelda investeeringud, kus siis ongi kolmandik kohe alguses, eks ole, enda käes. Ei, ma mõtlen kasumiprotsent. Kasumiprotsent? Tead, sellega mul ei ole sellist mingit kuklatunnetust, et ma seda lähen jahtima, eks ole, et eks ma katsun seda riski ja seda tootlust ikkagi omavahel kuidagi kõrvutada, et see on täitsa nagu sellest sõltuv, eks ole. Mis vead kõige tihedam, sagedam teevad ettevõtjad? Nii palju, kui ma kõrvalt olen näinud ja kõrvalt tulnud, siis ikkagi üks on see, et sa hakkad oma idee elujõulisusesse nii palju uskuma, et sa hakkad eirama selgeid märke, mis tegelikult räägivad, et mis on ohumärgid, et kõik ei lähe nii nagu peab. Et need samad ettevõtmised, kus mina kõige suuremad kaotused sisse sain, et kui ma pärast siis olen inimestega rääkinud, siis tuleb välja, et ikkagi need märgid olid väga selgelt õhus, aga ikkagi mindi nagu selle peale välja, et ei tea, et kui katsume veel natuke raha või peab välja tulema, eks ole. Et ühel hetkel sa kaotadki selle reaalsustaju, vaid sa lihtsalt usud, et see peab õnnestuma. Nagu kasiinos. Umbes niimoodi, eks ole, jah, et ma ei saa ju lõpus kaotada. Või ikka peab tulema. Täpselt, et varem või hiljem ikka tuleb. Et ma arvan, et see ongi see, et sa ei tohi iseenda nii-öelda siis ideesse kinni jääda ja ainult selle nimel siis elada, et kui on ikkagi aru saada, et sa pead suutma sellest lahti laskma. Et kui on näha, et asi hakkab allamäge minema, siis parem tõmba joon vahele, võtta see pauk sisse, eks ole, aga et pärast julged linna vahel ringi käia, et ega siis, et kui sa juba kehvas seisus ettevõttele raha kogu aeg juurde lunid igalt poolt ja oma usalduse maha mängid, ega sul nagu pärast meeldiv elada ei ole, eks ole. Viimane küsimus, kui sa peaksid nõu andma inimesele, kes soovib pikaajalist finantsvabadust, mis see nõu oleks? No esimene asi on, see ei ole nüüd minu enda välja mõeldud idee, eks ole, aga et kui sul on olemas töökoht, siis tee seda tööd edasi, kui sul on mingisugune idee, mida sa tahad nii-öelda oma ettevõtmist alustada, siis tee seda oma töö kõrvalt ja nii kaua kui võimalik katsu siis ehitada oma firmat ise nii, et sa ei lähe, et sa oma sellest nii-öelda igapäevatööst veel ära ei tule, eks ole, või lahti ei lase, sellepärast et see annab sul ikkagi sellise harjumuspärase kindlustunde, eks ole, et võib-olla see on see, kust nagu alustada. Ja kindlasti ei tasu seda viga teha, et kui mul on korraks hästi läinud, et siis ma tõstan kaabut ja jooksen oma ettevõttega maailma vallutama, et lihtsalt veendu, et see ei ole ühekordne juhus, et läks hästi, vaid et tegelikult see on nagu esimene aste pikal teekonnal, eks ole. Kui sa oled veendunud, et seal on juba 2 jalaga nii-öelda ettevõtmine seisab püsti, siis loomulikult, eks ole, pead sa saba ja sarvedega sinna sisse minema. Et 2 jalaga ikka maa peal pead seisma. No nii, sellise hea sooviga me lõpetame tänast saadet. Mina olen Dmitri Kulikov, saatejuht ja mul külas oli Lauri Päiver, investeerija ja ettevõtja. Aitäh, et leidsid aega. Aitäh, et kutsusid. Nii, pange laiki, share'ige ja soovitage tuttavatele ka seda saadet.